Tere tulemast vaatama septembrikuu saadet. Mina olen Anett Greinin ja vaatame, mis toimus meie koolis septembrikuus. Esimesel koolipäeval toimus õppeaasta avaaktus ning koolirahulepingu allkirjastamine. Vaadake ise, milliseks kujunes jahe 1. september. Esimesel septembril kell 8.30 kogunesid kokku kõik meie kooli uued õpilased, et alustada uut kooliaastat pidurikult. Aktust alustati Eesti hümni laulmisega. Seejärel andsid oma tervitussõnad kooli direktor Merike Kaste, eelmise lennuvilistlane Andrus Punt ja praegune õpilasesinduse president Karoliina Arold. Tihtipeale me alahindame inimese toimetulekut muudatustega. Ja me alahindame ka muudatusi. Mõtleme, et mis see on. Meie koolijuhtkonna kogemus, õpetajate kogemus on ka see, kui teid siin on terve lennutäis, siis kevadeks on olemas täitsa kena grupp inimesi, kes nende muudatustega toime ei tulnud. Päris rebane, sest ei ole veel mitte midagi hullu, kui sa täna täpselt ei tea, kas see, et sa siin oled, on õige või mida sa üldse oma elu tahad. Sellepärast, et palju rohkem kui kõik need tunnid, kus olema hakkab, mõjutavad siis need inimesed, kelle kõrval sa oled. Ma tahan, et te teaksite, et meie koolipere, nii mina isiklikult, õpilasesindus kui ka direktsioon on alati teile kättesaadavad. Te võite meie poole pöörduda iga mure ja rõõmu korral. Aktuse lõpetas humoorikas etteaste uute 10. klasside klassijuhatajatelt. Etteaste teemaks oli põhjused, miks on Petersonis hea õppida. Teie arvate, kas kooliparkla on hea kriitiliseks? Kuuldavasti on isegi eelkõneleja seda seal teinud. 2017-2018 õppeaasta koolirahu kuulutati välja 1. septembril Tartus. Tarkusepäev algas rattaretkega, mille tulemusena allkirjastati Tartu koolides koolirahuleping. Meie kooli jõudis retk umbes kell 13.15. Koolirahu eesmärgiks on luua turvaline ja sõbralik koolikeskkond õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile, lastevanematele ja erinevatele kooliga seotud huvigruppidele. 18 ja 19 september olid meie koolil loodus- ja meediamooduli õpilased koos Käärikul laagris. Heidame pilgu, mida põnevat laagrilised tegid. –18. septembri hommikul sõitsid ühiselt meediamooduli ja loodusmooduli õpilased Käärikule. 2 päeva vältel olid kõikidel õpilastel erinevad ülesanded ja tegevused. Meediamooduli õpilased realiseerisid eelnevalt koolis valmis kirjutatud stsenaariumeid ja storyboarde, osalesid filmiviktoriinis ja filmi orienteerumises. Loodusmooduli õpilased määrasid veeelustikku, veekeemiat ja füüsikalisi mõõtmisi. – 20. kuupäeval toimusid rebaste kohanemiskatsed. Lähme vaatame, kuidas rebased oma katsetega hakkama said. Võrrad ikka meestmeks, need on tatsida ei saa tikkus teha, ei saa. 20. septembril toimusid järjekordsed rebaste kohanemiskatsed. Päev algas kell 07.30 hommiku võimlemisega. Peale seda oli kõikidel jumalatel võimalus oma rebaseid ette valmistada. Vahetundidel oli rebastele erinevad tegevused. Iga korruse ja korpuse eest vastutasid erinevad klassid. Näiteks A-korpuse 1. korruse eest vastutas 12 B-klass.
Peale koolipäeva marsiti ühiselt Toomemäele, et rebased annaksid oma vande ja peseksid Petersoni kuju. Et mis on kõige hullem asi, mis sa siin söönud oled? Makra šokolaadiga vist. Ja mis tunne on olla Petsi rebane? Väga hea. Nüüd vasta, et mis tunne on olla Petsi rebane? Nagu okei on. Et mis on kõige hullem asi, mis sa siin söönud oled? Kurgi vedelik, kust on kurgid välja võetud ja segatud hapukoorega kokku ja pandud mingit wasabist juurde. Ja mis tunne on olla Petsi rebane? Parim. Et mis on kõige hullem asi, mis sa siin söönud oled? See sama. Ja mis tunne on olla Petsi rebane? Lõbus. Mis tunne on olla Petsi rebane? Suht lahe. Mis on kõige hullem asi, mida sa siiani söönud oled? Mingit šokolaadi kõrvitsaga või midagi, ma ei tea, see oli hästi juba. Kes on teie jumal? Kuidas te kommenteeriksite enda jumalat? Ma ei mäleta ta nime, aga ta on väga lahe ja et nalja sai temaga. Ühesõnaga, rets on siiamaani olnud suht normaalne, jah? Jaa. No tervist, mis tunne on olla uute kümnendiga jumal? Jumal on vahva on olla, et kohe näitame ka, et Gert, tule siia poole, tule lähemale, näitame kohe ära. Et küsime poisi käest ühe küsimuse, poiss vastab valesti, peab sööma ube või siis 10 kätega võrdust tegema ja läheb vaatame küsima mingi hea küsimuse. Üsna aus, jah? Paneme seda, mida keegi pole seni ära arvanud. Mitu kuubikut on Kari Hinnovi autol? See on päris see küsimus. Hinnovi. Oad tulevad vist? 150. Ei ole, need kas on õige vastu. Aga... Toi. No kuidas oad maitsevad? Lemmik. Kuidas on olla siis rebane? Hea atmosfäär, võetakse sõbralikult vastu. Ekstreemne, väga mõnus. Meeldib. No tervist, kuidas siin auto pesemine kulgeb? Väsitavalt, ausalt öeldes. Mis mõttes väsitavalt? Rebane peaks olema reibas. Jaa, aga eilne pikk õhtu ja tänased koolitunnid pole lasknud. Mis mõttes pikk õhtu? Kes see teeb enne retsimist? Kel läheb enne retsimist õhtu pikaks? Minul kogemata läks. No see on väga siin ebaaustuslik oma jumalate vastu. Aga no ma loodan, et sul läheb siis see auto pesemine ikka hästi jõuad jõusti tundi. Tänan. Aga palun. 22. septembril andis meie kooli õpilastele tunni emeriitprofessor, Eesti sotsiaalteadlane ning poliitik Marju Lauristin. Septembri 22. kuupäeval andis meie kooli õpilastele tunni sotsiaalteadlane ja poliitik Marju Lauristin, kes rääkis rahvusvahelisest poliitikast ja tööst Euroopa Parlamendis. On võimalik ka väljapoolt sisse tulla, kui keegi tahab. Tähendab, see on nüüd see määrus, mis on ära keelatud. Mis ütleb, et tõesti igaühe nutitelefon on osa tema privaatsest elust ja kellelgi ei ole õigust, eks ole, ka mõte teie emal isanud. Vaadata, mis teie nutitelefonis on, kui te ei luba. Iga-aastaseks traditsiooniks olnud Vargamäe külastus toimuski sel aastal. 25. septembril läksid kõik 12. klassi õpilased Vargamäele, et näha oma silmaga Anton Hansen Tammsaare teose Tõde ja õigus tegevuspaika. Selliseks osutuski septembrikuine QTV saade. Mina olen Anett Kreinin ja see oli QTV.